Labrises diagnoositakse nakkusi loomadel ja laborites uuritakse nende bakterite antibiootikumi tundlikkust. See tähendab seda, et mõned bakterid on muutunud antibiootikumide suhtes resistentseks ja võivad põhjustada ravimatuid haigusnähtusid. Aga nii inimesi kui ka loomi ravitakse antibiootikumidega ja kuidas leida just see kõige õigem antibiootikum? Kõige õigema antibiootikumi leidmiseks tuleb esmalt siis saada labordiagnoos, et teada üldse, millise haigustekitajaga on tegemist. Ravimi tundlikkuse määramiseks kasutatakse siis loomade puhul põhiliselt diskdifusiooni meetodit ja selle meetodi põhjal saame teada siis, millised antibiootikumid toimivad ja ütleme, et millised mitte. Ja vaadatakse siis selline antibiootikum, mis sellise nakkuse puhul on näidustatud ja mis põhjustab kõige väiksemat riski resistentsuse tekkeks ja ütleme, et ka nii-öelda hilisemaks siis resistentsusgeenide levikuks. Miks selle antibiootikumi resistentsuse teemaga tegelemine ikkagi nii tähtis on? Oli küll suurepärane avastus 20. sajandil, et antibiootikumid avastati ja saadi ravida seni ravimatuid infektsioone, aga nende antibiootikumide rohke kasutus on põhjustanud siis ülemaailmset trendi, et on tekkinud resistentsed tüved, mis inimeste puhul väljenduvad siis näiteks selles, et ükski antibiootikum enam ei toimi ja tekivad ravimatud infektsioonid. Aga kuidas seda antibiootikumi resistentsuse probleemi siis ikkagi vältida? Seda päris vältida ei olegi võimalik, aga kindlasti on võimalik seda vähendada, seda probleemi, kasutades siis vähem antibiootikume, kasutades neid antibiootikume põhjendatult. Väga oluline on ka see, et ütleme, loomade tervist, heaolu parandades tekib ka väiksem vajadus neid antibiootikume kasutada. Antibiootikumid on jaotatud siis ka riskipõhiselt, et loomadel tuleks vältida siis selliste antibiootikumide kasutamist, mis on inimestel nii-öelda reservreapreparaadid. Ja selleks siis seda siis nii-öelda teadliku nii-öelda ravi kaudu, nii diagnoosipõhise kui ka tundlikkuse määramise põhise. Ja ütleme, et see test on tehtud, siis tähendab seda, et kasutada siis kõige vähemate kõrvalmõjudega antibiootikume.